Tere, minu nimi on Heidi Hanso. Küll on suur rõõm, et olete koos meiega astumas keskkonnasaate Jälg jäljes. Täna võtame suuna Liivi lahe keskele avastama Läänemere tõelist pärli. 5,5 kilomeetri pikkust, 3,5 kilomeetri laiust, 2 kiriku, 2 poe ja 2 kõrtsuga Ruhnu saart, millest tänaseks on saanud tõeline rohelise energia saar. Rõno on üks selline omapärane koht, kuhu üheks päevaks naljalt ei tulda. Sügistalvisel hooajal saab saarele ainult lennukiga ja ega see lennuk iga päev ka ei lenda. Suvel mõistagi saab tulla laevaga. Ruhnu asub 3 tunni laevasõidu kaugusel Pärnust ja 2 tunni laevasõidu kaugusel Kuressaarest. Aga kui tõuseb torm, ega siit saarelt minema ei saa. Kaunis ebastabiilne oli minevikus ka Ruhnu elektriühendus. Kui diiselgeneraatorist tulnud elekter otsa sai, siis istusid ruhlased kas küünlavalgel või petrooleumillambi valgel, alternatiivi ei olnud. Aga tänaseks on Ruhnu loodud täiesti unikaalne taastuv energia lahendus, mis tagab ruhlastele täiesti stabiilse elektriühenduse ja ka jälg on väiksem, sest et õhk on puhtam. Tervitus, mina Marko. Andre. Andre, sa oled vallavanem Ruhnus. Kaua sa juba vallavanem oled? 3,5 aastat. 3,5 aastat, aga elanud oled Ruhnus? 11 aastat. 11 aastat. Kas on raske olla vallavanem Ruhnus? Ruhnus on vallavanem väga lõbus olla, aga muidugi on raske ka olla, sest probleemid on väga erinevad. Iga inimene, kes tuleb, peab esiteks vaatama kaardi pealt, kuhu ta tuleb, eks ole. Kui mujal Eesti väikesaartel tavaliselt manner paistab, maismaa, siis siin, kui vaatame silmapiiri, ei paista midagi. Meil on väga kaugel keset Liivi lahte. See on üks asi. Siin on keeruline igasugust materjali tuua ja kulukam ka. Kaua see Amalia siis sõidab? Ta tuleb hea ilmaga 6 tundi, teinekord ka 8 tundi Pärnu sadamast välja. Aga palju üldse on neid majapidamisi Ruhnus, mis vajavad elektrit? 30 majapidamist on üle talve ja suvel lisandub, ma arvan, üks 15-20 veel. Mina käisin esimest korda siin Ruhnu saarel vist aasta oli 1984, kui ma ei eksi, ja siis oli siin sadamas üks selline generaatorihoone ja kui see lakkas töötamas, siis tõesti istusid ruhlased peruvalgel või petrooleumilvalgel või küünlavalgel. Kas need ajad on nüüd igavesest möödas? Need on möödas jah, ma ei tea, kas kahjuks või õnneks, aga neid jõujaama mehi, kes nüüd tankimootorid haldasid, neid enam ei ole. Nii kaua, kui mina olen siin elanud, on ju kogu aeg need tuulikud siin olnud, mingisugune taastuvenergia on alati olnud, aga praegu see lahendus on ju nii-öelda uus. Kohalikud küll ei ole selle vastu, et selline taastuvenergia lahendus saare peal on, see on ikkagi hea. Ja näiteks, kui Saaremaal on elektrikatkestused, võib-olla nädal teinekord kuskil kaugemas kohas, siis siin on 10 minutit, võib-olla on elektrikatkestus, siis me juba teame, helistame kohe jõujaama mehele, juba läheb. See on nii, et selliseid probleeme praegu ei olegi. Muidugi elektritarbimine suureneb suvel sadamaga, eks ole, sadam on jahte täis, siis toitlustuskohad, majutuskohad, need kõik võtavad rohkem elektrit, aga probleemi pole siiamaani olnud, jah? Ei ole kuulda. Kui nüüd arengut veel kaugesse tulevikku nii-öelda seda pilku suunata sinna horisondi taha, et siis see unikaalne rohelahendus siin praegu on, aga mis siis tulevik tuua võib elektriautod? Jaa, nii kui Tesla hakkab tootma elektrimaastureid, nii igaüks sellega omale muretseb, ma arvan. Ja see ei maksa just vähe ju minu meelest. Milles probleem? Ei ole probleem, ruhlastel raha küll. Aga ütleme, mis on huvitav, et kui me oleme sellised energia arengukavasi koostanud koostöös Saaremaaga, siis tavaliselt mitte Ruhnuga seotud inimestel on see esimene mõte,
et võiks kõik need autorisud, mis siin on, ma arvan, et neid on umbes 450, asendada näiteks 5 elektriautoga ja kõik kasutavad neid nii, kuidas vaja. Aga noh, see ei lähe kohe mitte, eks ole. Kui veel mõni aasta tagasi toodeti kogu elekter, mis Ruhnul tarvis oli, diiselgeneraatoriga, siis nüüdseks on pandud püsti terve süsteem, mis toodab taastub energiat. Innar, mis viguri sa siia püsti oled ajanud? Tere, Marko! Väga hea küsimus sinu poolt. Me oleme paigaldanud siia Ruhnu saare peale 2 päikeseelektrijaama, 1 tuuliku ja täieliku ime, kui tänapäeval võib seda niimoodi veel öelda, siis akupanga. Lausa niimoodi, jah. Ja kõige sellega kokku me suudamegi toota Ruhnu saarel tarbitavast elektrist vähemalt poole taastuvatest allikatest. Meil on Eestis ka pikad talved ja pikad õhtud, selle jaoks on siis meil biodiiselgeneraatorid ka veel varuks. Palju neid siis kokku on siin? Meil on kokku Ruhnus 2 päikeseparki kõrvuti. Selles pargis on meil 140 paneeli, tagumises pargis on 600, kokku 740 paneeli. 740. Ja võimsust tuleb siis üle 200 kilovatti siit paneelidest välja ja see kogu energia, mis päikesepargist tuleb, läheb akupanka. Akupanga võimsus on ka 200 kilovatti. No ma küsin täieliku võhikuna, et mis see nagu ideaalne nurk on siis? Ongi 90 kraadi? Ei, 38 kraadi on nagu selline Eesti tingimustes nagu maksimaalse elektritootmises kõige parem nagu nurk, aga meie oleme natukene ebaefektiivsema nurga kasutusele võtnud, et püüdagi kinni sügisest päiket, mis käib nagu madalamat, et ta ei ole niivõrd seniidis see päike. No millist, ütleme, hoolt siis see päikesepark nüüd veel vaja? Kuna sügistormid on saabumas, siis me peaksime veenduma selles, kas päikesepaneelid on korralikult kinni, kas klambrid on meeste poolt kinni pingutatud. Aga kas tõesti võib juhtuda, et siis mehed unustasid need kinni väänamata või logisevad need tuule käes lahti või? No meil on ette nähtud niimoodi, et kui me päikesepargi oleme paika pannud, siis me 1 korra teeme talle kontrolli peale, et kas siis kuskilt on midagi jäänud ekslikult kinni keeramata või tõesti kuskilt on midagi vajunud, et siis iga omanik peaks ka ise korra nagu aastas. Ma proovin, kas on väike lõtk sees, nagu te ütlete, insener, lõtk. Kuule, väga kinni on. Vaevalt annab peale veel keerat, ma keerme maha. No nüüd ma pingutasin need poldid üle, pesta neid vaja ei ole, aga miks siin see aed ümber on? No Ruhnus on iseärasus just see, et on Ruhnus mägiveised. Ja need tulevad kergitavad oma tagumikku siia? Mitte tagumikku, vaid Lakkuvad. Just sarve, et nad tahavad sügada enda sarve või selga. Ja ega see konstruktsioon on päeva lõpuks selliste tugevate loomade jaoks ikkagi õrn. Aga kuidas me see saarele jõudsime, siis ütleme, see on nagu selline, insenerid on harjunud nagu selline hästi nagu sirgelt nagu toimetama ja läbimõeldud toimetama, aga no siin nii ei saa päris, eks. Saaretagune maa, siis kogu see laevatransport, sa laed laeva täis, siis sa pead vee kõrgust jälgima, et kas sa saad laeva sadamasse sisse, süvis läks võib-olla liiga suureks. Et siis kõik sellised asjad said läbi käidud kuni selleni, et sa siia üldse materjali kokku saad, siis on 6 tundi laeva sõitu. Et tugevamad mehed ka ei pidanud seda vastu, et laev loksutas, laine käis üle, aga kohale me jõudsime ja valmis me saime ja päikesepargi ehitus ise kokku maksis 500 000 eurot koos tuuliku ja akupangaga ja kogu ehitustegevus, kui võtta nagu hästi lühikesse ajaaknasse kokku, oli pool aastat. Ja täna saame küll öelda, et me oleme siin Läänemere piirkonnas sellise unikaalse taastuvenergia saare nagu tekitanud. Niisamuti nagu kõik muu siin Rohesaarel on omapärane ka Ruhnu kool. Kooliharidust on Ruhnus jagatud alates 17. sajandist ja seda on tehtud alati omapäraselt liitklassides. Täna on Ruhnu kool Eesti kõige väiksem põhikool ja õppetöö toimub luksuslikult individuaalõppevormis, mis saab tähendada ainult üht. Ruhnu lapsed peavad olema erakordselt targad ja kavalad, sest et spikerdamisvõimalust peaaegu ei ole. Tervitus, mina Marko. Tere, mina olen Kristel. Kristel, kui palju õpetajaid
Ruhnu koolis on? See on päris suur arv, meil on 9 õpetajat, kes lapsi õpetajad ja lapsi on kui palju? Ja lapsi on 9. 9, siis nagu igale lapsele oma õpetaja või nad ikka käivad klassist klassi? No see on natuke keerulisem muster. Õpetajate mass tulebki sellest, et mõni õpetaja võib-olla annabki ainult siis 1 tundi. Nii et siis nagu väga paljud ruhnlased on ikkagi õpetaja ametis kätt proovinud või? See on küll jah, päris suur protsent. Kuidas te ise siia saarele jõudsite? Tulin õpetajaks 25 aastat tagasi ja kogu aeg õpetaja olnud. Õpetajal ongi see vabadus, et suvi on vist prii või? Jah, see on Ruhnus ju teisiti. Siis olen mina turismitalu perenaine ja elan selles põrgukatlas. Siin kui teie vastas istub üks näiteks, ma ei tea, 12-aastane nooruk, siis te juba kõnelete temaga kui tulevase turismitöötajaga või? Ei, aga ma kõnelen kindlasti kui tulevase Ruhnuga seotud inimesega. Aga milline see Ruhnu kooli tulevik teie nägemuses võiks olla? No see on jah selline igal aastal, kui neid lapsi vähemaks jääb, siis tekib selline väike paanika. Aga elu on näidanud, et see saar toob ise neid peresid siia. Et seda ohtu pole nüüd ikkagi olnud, et me peaksime laste puudumisel kooli sulgema. Te olete mõnes suures koolis ka õppinud? Ma olen olnud Tallinna Jakob Vestoni gümnaasiumis, seal oli ka 30 inimest klassis. 30 inimest. Mina olen õppinud sellises suures kombinaatkoolis vist ilmselt nagu sinagi, siis meil oli 32 lausa oli klassis. Kas see siin selles väikeses koolis õppimine on mõnusam või vastupidi? Ei saa näiteks spikerdada hästi? Ikka mõnusam. On mõnusam, jah? Muidugi kohutavalt. Mille poolest siis? Kõik inimesi, keda sa näed, sa tead neid. See asi on jah, aga et õpetaja pöörab tähelepanu sinu õppimise peale. Et kuidas sul läheb. Milline siis Ruhnu laste keskkonnateadlikkus võiks laias laastus olla? Kuivõrd teadlikud nad on sellest saare väiksusest ja sellest ökosüsteemist, mis siin toimub? Ma arvan, et väiksusest nad saavad väga hästi aru, et me käime ka väljas ka ja keskkonnateadlikkuse mõttes ma usun ka, et nad näevad seda kontrasti, et kui me linnas käime, et kuidas on linnas olukord ja kuidas on meil olukord. Kuna meil on loodus nii lähedal, et siis kindlasti on oluline, et lapsed tunneksid, kes meiega koos siin elavad. Ja siis võib-olla veel loodushoiu mõttes meil on iga kevad on saare koristus, et isegi kui me ise oleme tublid ja hoiame puhtust, siis meri paraku toob ikkagi prügi, et siis on ja ranna... samuti või? No üks pudeneb neilt ka natuke, et siis on rannakoristus ja külavaheteede koristus. Milline kõige eksootilisem, ütleme siis taim või loom siin saare peal on? Ma arvan, et hüljes on ikkagi, kuna meil on neid nii palju, aga sellegi poolest on ikkagi, kuna temale nii lähedale ei pääse võib-olla alati, et hüljes on väga ikkagi põnev loom ja kui on ka ranna peale uhtunud mõni hüljes, et siis on ikka põnev. Aga Ruhnu karu te ikka ei saa näidata? Ruhnu karu? No enam ei saa. Mere poolt tulles? Ei tõesti. No muidugi, kui me lähemale jõudsime paadiga, siis oli see osutus ATV-ks, mis sõitis luidetel seal Limorannas. Aga karu legend ja need lood elavad edasi ja siis on isegi selline kevadine karumatk, kus me liigume seda matkama seda rada pidi, kus see karu tuli ja mõtleme selle üle, et miks ta siis tuli ja miks kõik nii läks, nagu ta läks. Kool on olnud läbi aegade saare süda. Nii kaua kui on lapsi, kestab ka kool. Kahe 2018. aasta lõpus pandi Ruhnus tööle ainulaadne taastuvenergiaüksus, kus elektrit toodetakse kasutades tuuleenergiat, päikeseenergiat, olemas on ka akupank ja biodiiselgeneraator. Aga kuidas see Ruhnu kaasaegne elektrilahendus üldse alguse sai? Seal vanasti tootis Elektrilevi, tootis seal elektrit ja 100% diislist, pott see generaator seal käis ja kui Elektrilevi on jaotusvõrgu ettevõte, siis tuli tootmine
sellest eraldada, siis Elektrilevi tegi hanke, mille meie võitsime ja üks hanke tingimusi oli see, et vähemalt aastast elektritoodangust vähemalt 50% peab olema taastuvatest allikatest. Eriliseks teeb see, et Ruhnu saarel ei ole elektriühendust maismaaga. Ruhnu on 90 kilomeetrit rannikust, see tähendab seda, et on lokaalne elektritootmine, et kõik elekter, mis seal koha peal toodetakse, siis tarbitakse ka seal ära, nii et seal kuskil nagu võrku seda elektrit ei lähe. Ma tean, et analoogne lahendus on olemas Šotimaal näiteks, kus on samamoodi see autonoomne elektri tootmine, nii et eks ta meie jaoks on ka tegelikult selline missiooniprojekt, et ühtepidi aidata Ruhnu saart, et Ruhnu saar muutuks rohelisemaks ja teistpidi siis panna siis tööle oma inseneride teadmised ja oskused, et selline lahendus välja töötada. No Ruhnus on meil kasutusel üks Eestis toodetud tuulegeneraator. Ja tema võimsus on 50 kilovatti. Selle pargi võimsus siin Päikesepargil oli 200 kilovatti lihtsalt suurusjärguna. Kui sa tahad näiteks siin saarel teha midagi sellist, mis võtab palju elektrit, kas siis ka piisab sellest elektrist? Biodiiselgeneraatorid on nii võimsad meil, et ka sellise nagu tipuvõimsuse suudavad nemad nagu selle hetkeliselt ära katta. Siis tuleb võtta väike kõne siia jaama või? Ei tule võtta. See läheb automaatselt? See läheb automaatselt. Ruhnlased on sellised rahulikud inimesed ja nad mõtlevad enda metsamaterjalist võib-olla midagi toota. No neil on väike saekaater. Suure saekaatri. Neil on väike saekaater, aga hästi suure mootoriga. Ja siis on niimoodi, et me oleme akupanga endal teinud nii piisavalt võimsa, et kui see saekaatri mootor käima pannakse, akupank hetkeliselt annab nii palju võimsust välja, et ei pea kohe seda biodiislit käima tõmbama, aga kui ta väga kaua töötab, siis tuleb see lisavõimsus sealt küll. Aga miks Ruhnus siis ei võiks olla ainult tuulikud näiteks ja akupank? Esiteks on see, et kevadest nagu sügiseni on tuult natukene vähe, et tuleb lisavõimsust päikesest juurde toota ja teine on see, et kui sa paned liiga palju tuulikuid siia, siis võimsust jääb liiga palju ka üle. Et sa oled liiga palju raha pannud, aga seda ei suudeta ära tarbida, ei ole nii palju kasu. No siis siia mingit tuulikuparki ei tulegi või? No Ruhnu saare peale kindlasti mitte. Kui me täna juba suudame toota poole koha peal kasutatavast elektrist selliste lahendustega, siis võib-olla poole võrra suurendades ongi nagu terve saar 100% taastuvenergia. Kas võrreldes siis eelmise ajaga on see Ruhnu õhk ka parem võrreldes selle ajaga, kui siin tossas siis diiselgeneraatorid? Biodiislit ei ole vaja 2900 tundi aastas. On täielikku vaikus siin Ruhnu saare peal ja nendel samadel tundidel on täiesti puhas õhk. Et mitte grammigi CO2 või suitsu ei tõuse üles. Me suudame nagu siin 60 000 tonni diislit kokku hoida aastas, võrreldes nagu varasema ajaga. See on nagu 40 korda autoga ümber maakera nagu sõitmine jääb olemata tänu sellele, et me suudame siin päikesest, tuulest ja akupangast elektrit toota. Ruhnu on ju tegelikult väga hea näide sellest, et kui saarel puudub siis ütleme elektriühendus maismaaga, et kuidas siis koha peal ise elektrit toota, seda tarbida ja neid kohti on Eestis, ma arvan veel. Ma olen suhelnud Kihnu vallavanemaga, kes on öelnud välja selle, et nemad tahaksid, et Kihnu oleks täiesti roheline. Kui omavalitsustel on soov ja tahe, siis tekivad ka need võimalused. Ja tegelikult see kohapealne tootmine on ka kasulik omavalitsusele, mitte ainult sellepärast, et tema territooriumil seda toodetakse ja see on võimalik tarbida, aga kui me räägime näiteks tuuleparkidest, siis tuuleparkide puhul on ka võimalik ju ligimeelitada investeeringuid, sellepärast et tuulepargis kuni 6 kilomeetri raadiuses on näiteks ettevõtetel võimalik tarbida elektrit ilma võrgutasudeta, mis on oluline kokkuhoid ettevõtete jaoks. See ei ole ainult ühepoolne, et arendajal on soov arendada, vaid ka vald saab sellest kasu. Täna on Ruhnus stabiilne elektriühendus täiesti iseenesest mõistetav asi, aga veel 90. aastate lõpus ei saanud Ruhnu lapsed jäätist vohmida. Kell 12 õhtul, igal neetud õhtul lülitati lihtsalt elekter välja ja sinna see asi lõppes. Aga täna astun poodi sisse. Tere, Luise! Kas ma jäätise saan oma lammaste vahele? Tõesti siin samas, jah? Mitu kasti kohe ma näen siin. Kuidas siis see elektrivärk siin saarel, kuidas poodniku jaoks see lahenenud on? Kas see on stabiilne? Kas elekter vahel ära ka läheb või?
ei lähe väga ja kui siis läheb, on väga kiiresti uuesti taastunud see elekter, nii et üks kõne kohalikele poistele ja juba nad lähevad. Meie pood võib-olla on vist, ütleme niimoodi, et 20-25 aastat olnud, et alguses me jäätist lihtsalt ei müünud. Eks ruhnlane ole ju leplik ka natukene, et ta teab, et kui elektrit ei ole, siis elektrit ei ole ja aga kuidas üleüldse on poe pidamine siin Ruhnu saarel? Kuidas see, seda on raske ette kujutada, hea küll, suvel on palju turiste, aga ikkagi see kauba toomine ja mingisuguste pudelite ära viimine, see on igavene jent. Minu arust on see päris lihtne, nii et ei ole hullu midagi. Lennukid ja laevad toovad meile selle kauba ja need samad lennukid ja laevad viivad selle taara meil ära ja kõik on kokkulepet asi, nii et kõik laabub, jah. Aga saarel on üks pood veel, kuidas konkurentsi on, jätkub mõlemale? Täitsa huvitav, aga jätkub, jah. Aga kas need külaolnud käivad siin sumisemas ka nagu maapoodidest tavalisena? Käivad ikka muidugi ja külapood on nagu seltsimaja maakohas, et kõik rõõmud ja mured, kõik vihad ja vaenud saab siin lahti arutatud, nii et ma tahaks, et ruhnlane saaks kõik kauba kätte, ma tahaks, et ta küsiks kõik meie käest ja kõik, mis ta nii-öelda pillab, et siin võiks olla, et seda me ka tõesti toome. Aga kas kauba hind on natuke kallim või odavam, siis eks ta nendest kampaania suurtest selveritest ja kampaaniat kindlasti me ei suuda sammu pidada. Aga nii mõnigi ütleb, et kuidas te saate nii normaalset hinda hoida, et ka eeldatakse, et siin võib jube kallis olla. Ma ei tea, kas 90 senti jäätis vist oli kallis? Ei olnud. Ma olen isegi kallimat jäätist seal. Ruhnus käib maksujõuline klient. Siia nagu mööda minnes niimoodi ei saa tulla. Et läbi sa siit ei sõida, sa tuled siia, sa tead, miks sa tuled siia, sa tead, mida sa tahad ja see ei ole odav tulla. Suvel siia sõita laevaga, olla 2 ööd, sest laevagraafik on targu niimoodi tehtud. Ja see ei ole odav, jah. Nii mõnedki ütlevad, et saaks selle raha eest Kanaaritelki käia. Aga kui nad on siin ära käinud, siis nad leiavad, et see oli see koht, kus tasus tulla siiski. Ruhnu saarel leidub tõelisi ajaloolisi pärle. On ju siin puukirik, Eesti vanim puitehitis aastast 1644 ja siinne raudmajakas on väga kuulsa Eiffeli torni esiisa, mille projekteeris Prantsuse insener Gustave Eiffel isiklikult. Ruhnlased hindavad kõrgelt oma väärikat ajalugu ja rohelist elukeskkonda. Elu väikesaarel on tõeline luksus. Ühelt poolt kiire innovatsioon ja paindlikkus, teiselt poolt sügav side looduse ja traditsioonidega, jonnakas kinnihoidmine pärandist. Just nii see kaunis väärtuslik elukeskkond säilibki. Mõnusat kulgemist!